Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse veevalajatele detsembrikuu 3. nädalaks 15–21 detsember. Olen siia teile võtnud välja 7 kaarti. Vaatame siis, mida need kaardid minule räägivad ja kuidas mina sellest aru saan. Veevalajatele ma näen seda, et nädala algus on teil suur sisemine heitlus. Te ei tea, mis otsust teha. Ja üleüldse mulle tundub, et teil on vaja otsustada sellel nädalal midagi, kas teha või mitte teha. Siin keskel 3. kaart on müntide 4. Ja müntide 4. Ja müntide 4 ütleb, et ma ei tea, kas teil on vaja äkki mingi laen tagasi maksta ja te mõtlete, et kui ma selle raha praegu välja käin, et mis siis saab edasi, mis saab mu jõuludest, mis saab mu kingitustest, mis saab, ma ei tea, jõululauast. Et ma jään puruvaeseks, kui ma nüüd praegu selle raha välja annan. Ja siin kõrval on mõõkade 2 ja mõõkade 2 ütleb, et teil tuleb teha otsus. Näiteks, kui teil tõesti on vaja praegu ära maksta selle järgmise nädala jooksul mingi laen, siis mina soovitan teile makske ära. Võtke see julgus kokku, tehke see samm, mis iganes see on. Tehke see samm, te teate, mida te tegema peate, teie süda ütleb teile, tehke see ära. Ja te olete pärast rahul sellega. Siin all on julgus, et see julgus tuleb kokku võtta, see samm tuleb ära teha. Ma toon teile ühe näite. Finantsvallast ma nagu ei tea niimoodi, ma mõtlen, et kui on laen võetud, tuleks ära maksta ja küll pärast saab kõik korda ja saabki korda, sest ma näen siin pidu tulemas ja veel midagi. Aga oletame, et teil on tervisega mingi probleem, et teil on lihtsalt operatsiooni aeg on pandud. 17 või 18 detsember te peate minema operatsioonile, te ei taha sinna minna. Ja ma saan sellest väga hästi aru, sellepärast, et operatsioon ongi jube, see on õudne, see on teadmatus, see on hirm. Ma ütlen teile seda, et saage oma hirmust üle, vaadake oma hirmule näkku, käige seal ära. Ja te tulete sealt ära kripsat-krapsat ja olete õnnelik ja rõõmus, et te sellega hakkama saite. Ja miks ma seda arvan? Ma näen siin kaartide peal seda, et meil on karikate 3 ja karikate 3 tähendab minu jaoks tähistamist, see tähendab millegi saavutamist, iseenda hirmu ületamist, kuna siin kõrval on see julgus, iseenda hirmu ületamist, te saate olla enda üle uhke ja mitte ainult teie ei saa enda üle uhke olla, vaid ka teie lähedased on teie üle uhked. Ja mis ma tahan teile veel veevalajad öelda? Ma ütlen teile seda, et võtke pühapäev selliseks päevaks, kus te istute maha. Sest siin on näiteks karikate 9, mis ütleb seda, et universum on valmis teie soove täitma. Siis pühapäeval, veevalajad, võtke hetk, istuge maha, võtke valge paber ja kirjutage jõuluvanale kiri. Kirjutage jõuluvanale kiri, mida teie soovite. Pange oma soovid sinna kirja. Ma ei saa teile lubada, et jõuluvana teie soovid täidab, aga ma olen 100% sellest kindel, et universum teab, mida te soovite. Pange sinna kirja oma südamepõhjast ka need soovid, mida te pole julgenud kõvasti väljagi öelda. Universumil ei ole aega. Nendel on seal ilmselt kiire. Ma ei tea, millega nad seal tegelevad, aga neil ei ole sellist aega. Kui meie siin ootame võib-olla mitu aastat midagi, siis nendele on see tõenäoliselt ainult üks hetk. Sellepärast oodake lihtsalt rahulikult, aga universum teab, mida teile on vaja. Ja kui te olete minu selle video siin leidnud, kui see on teie juurde tulnud, järelikult on see sõnum teile, pange pühapäeval oma soovid kirja ja oodake, universum täidab teie soovid. Aga teile ma soovin kõigile julgust oma otsused vastu võtta. Soovin teile imelist nädalat, kaunist jõuluootust ja kohtumiseni järgmisel nädalal. Kui teile see lugu meeldis, minu lugemine meeldis, siis ärge olge kitsid, pange like, pöial üles, kirjutage kommentaar ja kohtume järgmisel nädalal.